kuid grammike veelgi efektsemalt, silmatorkavamalt ja tavainimese silmale ekstreemsemalt kui Agnes ja Helene armastab riietuda meie loo kolmas kangelane. Panin pioneeri selle sinise särgi ja siis selle ruudulise seeliku ja sõitsin trolliga niimoodi. Ma päris väiksena juba värvisin huuli ja kandsin mu ema konstkingi, siis tegin lasteaias, meil oli mingi show, põhimõtteliselt iga päev meid pandi magama, siis kasvatajad läksid ära ja see oli konstkingadel naine, oli selline seriaal. Indrek Spungin ehk Džungin on põline punkar, muusik ja kunstnik. Ta on 31-aastane ja ta ei salga, et naisteriided passivad talle selga ülihästi. Nagu moeteadlikum sugu on ikkagi naissugu, et siis nagu tüdrukutega hängida ja siis ikka leiab laenab mingi sõbrannade riided, sest poistel on tavaliselt nagu suht igavad nagu riided, mis ma neid ikka nagu. Ma olen, kõige laiemalt võiks öelda punkar, ikkagi punkar, aga lihtsalt mingi hetk ma ei näinud enam põhjust mingit starri ja nahktagi kanda, see tundus ka kuidagi nagu, ka nagu, et sõdurid käivad omas vormis, need käivad omas vormis. Džungin ei soovi oma androküünse karakteriga kehastada oodi ebatavalisusele. Pigem lähtub ta põhimõttest, et kõik lihtsalt ei pea olema nii, nagu olema peab. Näiteks kehtivad soorollid on tema jaoks vaid üks suur illusioon. Ma nagu ei suuda leppida sellega, et mingi konventsioonid on, et oleme nüüd leppinud kokku, et mehed käivad nendega, see, mis nagu saadaval on, ja siis taastoodame kogu aeg seda sama malli, et ühesõnaga minu tegelik missioon, ma tean, et ma olen väikene inimene, aga minu missioon ikkagi purustada see institutsionaalne heterohegemoonia. Ansambli St. Petersburg ninamees Džungin ei lase end häirida mitte ühestki ette kirjutatud riietumisreeglist või etiketist, mis omakorda tähendab, et see, mis ta selga paneb, ei pruugigi mõne silmis rõiva esemena kvalifitseeruda. Mingi hetk ma sain aru, et ma tegelikult olen inimene, aga samas ei ole ka, et ma olen pigem nagu tuvi. Et see nii-öelda ühiskonna jaotamine nagu meesteks ja naisteks, et see muutus nagu vastuvõetamateks, et mõtlesin, et kumma pean siis olema ja definitsiooni järgi nagu korraga ei saa olla nagu mõlemad, et siis mõtlesin, et üldse loobun sellest mängust ja hakkan tuviks. Meil on ikkagi külaühiskond, et selles mõttes, et kui sa ikkagi väikses külas elad, siis tüütus ja tähelepanu on ikka juba tüütuna, et selles mõttes, kui tullakse mingi, kuni selle, et tullakse kallale ja mis iganes. Ega ma kogu aeg ei käi, sest ma armastan ka vahel olla see kärbes seinale, et kogu aeg ei taha laval olles paratamatult tõmmata tähelepanu. Kuid halvustavatest pilkudest, olgugi et neid jääb aina vähemaks, ei tee pealtnägija portreteeritud kangelased suurt numbrit, sest lõppkokkuvõttes on ju oluline see, kes sa oma ekstreemse kesta all oled. Ma ei mäleta, kes see näitleja oli, ütles, et riided teevadki rolli, aga miks peab nagu rolle vahetama või mängima ainult nagu teatris või kus on nagu nii-öelda tinglikud olud, kui tegelikult võiksime teadvustada endale, et see nii-öelda päris maailm, see tänav, kõik see on ka tegelikult tinglik.